tšau, uus vlog. Mul on siis nii külm, ma olen ausalt öeldes nördinud ilmataadi peale. Maikuu on käes ja lihtsalt nii külm on. Hommikul läksin tööle, mingi 3 kraadi näitas autos ja panin täitsa, ostsime eelmine nädal, kui Mari-Liisiga käisime seal linnas, ostsime endale soodukaga 10 euroga New Yorkerist mingid mantlid ja mõtlesime, et sügiseks. Panin selga täna hommikul, lihtsalt nii õhkralt külm ja see on selles suhtes ka nagu jama, et praegu on Eestis koolides see õuesõppenädal ja oleks nagu siuke ilus maiilm, kui mõnus oleks teha neid tunde väljas. Põhimõtteliselt täna õpilastega käisime siis neid äppe erinevaid seal, see siuts, millega neid linnuhääli saab ja siis mingid taimetoast sapid nagu lihtsalt käid ja teed ära, sest et teed, aga nagu naudingut ei ole absoluutselt sellest mitte mingit, nii kahju on nagu. Aga tehtud saime ja käidud ja ma saan aru, et tegelikult see asi ei olnud üldse nii hull nagu teiste jaoks. Osadel oli külm, aga osadel oli nagu okei, et ma lihtsalt praegu mõtlengi. Ma ei taha praegu autot välja lülitada, sest istmesoojendus on sees. Roolisoojendus ka roolist kinni hoida, sest et lihtsalt nii külm on. Külm on niimoodi kontides. Üldse ei ole sükast tunnet, et kevad hakkaks lihtsalt nii palju asju saab järjest maha tõmmata, et tunneli lõpust valgus paistab, et aru on saada. Ma panin täna seda Nixi uut puudrit peale, mis ma seda päikesepinnaste kontuuri, et proovisin. Ta on hästi, oskagi öelda, ma pean natuke mõtlema teile. Ta on nagu heledam või selline, kuigi ta tundub nagu, ma ei tea, toonis asi. Ühesõnaga, tegelikult okei on, aga see kulmu asjaga ma küll ei ole rahul sellest, et ma ei tea, mulle tundub, et ta on ära kuivend. Ta oli uus kinnine, aga mulle tundub, et ta on kuivend, et kui keegi on kasutanud seda sama, et võite mulle äkki teada anda kommentaarides, et kuidas te rahul olete ja kuidas teil nagu ta on olnud, et kas ta ongi nagu siuke nii kuiv ja selline või sain ma jälle mingi kehva variandi. Teine asi, mis ma tahtsin teie käest küsida, mu nõukogu, et ostsime poisile dressika enne, tal oli vaja ja ma just nagu mingit kallist õnneks takost oli ka vist soodukaga, aga ikkagi mingi 15-16 eurot, ühesõnaga ühe korra pani selga sinna mingi pleki peale ja ma olen kasutanud seda Amway nagu pleki eemaldusvahendit kogu aeg, aga seda on nii tüütu saada, et sa ei saa mitte kuskilt ja sa peab tellima ja ma ei tea, igemini jauramine, ühesõnaga, et kas on mingi hea pleki eemaldaja, millega päriselt nagu plekke välja saab riiete pealt ilusti, et ma tõesti tahaks seda dressikat saada puhtaks. Aga praegu ma lähen, üks objekt on tehtud, nüüd lähen teisele, siis mul on hulk arenguvestlusi, mis on vaja kevadel kõik ühele poole saada. Ja õhtul lähen lapse joogatrenn hakkab nagu hooaega lõpetama, et on selline vanematega koos jooga, et siis lähen sinna. Ja siis tegelikult homme ja ülehomme on nagu normaalsemad päevad või nagu rahulikumad. Natuke mingid tabeleid täita. Tundub, et raamatupidamisega sain ka asjad korda. Aga jah, et põhimõtteliselt praegu remondi mõttes keskendume. Poja helistab. Jälle ei mäleta, millest ma rääkisin. Aga põhimõtteliselt on asi nii, et ma võtan oma keegi 11 saatis mulle kusjuures sinu õlakalli kontole Instasse, kuidas kotile, mul on see kudumisest kott, mis ma ise tegin, aga kuidas kotile suhteliselt lihtsalt nagu voodrit kuuma liimiga panna, et mul mantlist jäi üle neid lappe. Ma mõtlesin, ma teen koti ka ja panen voodri sisse, aga mul on siis ainult veel sangu ja juurde jägelda. Et sellest hakkasin rääkima, et poisitoas võtsime nüüd praegu selle, et teeme poisitoas remonti ära, et tal oleks nagu korras
käisime riidekapi, sõime voodi, toome ämma juurest mehe vana voodi. See on jumala hea täis puidust voodi ja madrats on uus ostetud sinna. Ja siis, et siin homme-ülehomme, kui on lihtsamad päevad, siis tahaks sellega tegeleda. Mari-Liisiga tahtsime sööma minna Krabisse, sest ma ei ole seal käinud. Et sinna tahaks minna, aga ma ei tea nüüd millal või mida. Täna ma ei ole süüa jõudnud. Pole isuga, sellepärast ma mõtlengi, et äkki mul on tervisega kehvasti. Et mul nii külm on. Aga haarasin kodust kaasa viimase aja lemmikud snäkid mul. Neid on chilliga, sojaga, mingi mee ja sinepiga või midagi. Ja siis kuivatatud kanariba, nagu kanafilee põhimõtteliselt ta on hästi selline lahja, aga proteiini hästi palju ja selles mõttes mulle väga meeldivad, et pistsin ühe kotti. Saan siin mingite arenguvestluste ja tundide vahepeal äkki ära süüa. Aga nüüd ma pean minema, kui ma ei tahaks siit soojast autost üldse välja minna. Aga jah, eks millalgi jälle räägime. No nii, üks arenguvestlus tehtud. Üks veel. Siis tunnid. Ja siis veel 2 arenguvestlust. Ma praegu mõtlen lihtsalt, et võiks väikse snäkipausi. Äkki läheks isegi tooks kohvi endale. Ega eriti ei ole kohvi tunnet, aga sooja tahaks. Ja, ma lähen toon kohvi endale. Ei jõudnud kohvi tuua. Koridoris sain õpilastega kokku igast erinevatega. Jooksvalt rääkisin mingeid asju. Aga sellised näevad välja. Nüüd mul on teine arenguvestlus ka tehtud. Nüüd mul hakkab tund kohe. Nii et tegelikult nüüd ma tahaks ikkagi tassi kohvi minna tuua, enne kui mul tund peale hakkab. Aga lihtsalt mul jäi meelde, et meil ei jutt enne pooleli. Aga pole aega midagi rääkida rohkem praegu hetkel. No tšau, aega nüüd seal maal, et ma teen oma autot korda. Lähen Möllerisse, küsin, vaatan, uurin, et mis tingimustel siis seda võib-olla tagasi anda. Ühesõnaga liising lõpetada ja ma ei tea, kuidas need asjad käivad. Reha, praegu tõmba kasnikut korda ja lihtsalt üritan asjad kokku panna ja selle tolmuimejaga ära teha natukene. Ja siis lähen teen seest, aga täna lihtsalt on jälle kõik asjad korraga, et valgus on kehva, vist ei näe mind eriti. Aga ühesõnaga üks arenguvestlus on kell 11, siis ma lubasin enne lõunat Möllerisse minna. Ka mingi umbes sama kell, nii et ma ei tea. Aga ma praegu teen selle korda ja siis vaatan, mis järjekorras need asjad minema hakkavad. Eriti normaalne. Üks tuttav vist kirjutas, et läheb Türki, et äkki ma tahan ka minna. Mida ma ei saa teha, sest mul on rämedalt tegemist see kuu. Aga nüüd, siit ei näe, aga lund hakkas sadama. Mai, teine nädal ja lund sajab. Muidugi ma tahaks minna Türki. No tšau! Mölleris käidud. Mul oli selle käsitolmuimega mingi jama ja ei tahtnud nagu töötada üldse normaalselt ja ma ei saanud seda. Aga tegelikult ei olnudki hullu selles mõttes, et ma sain aru, et ma sain Pärnu parima automüügimehe oma juhtumi peale. Ja ühesõnaga oligi niimoodi, et mul on Mölleris siin sõber töötab ja ajasin läbi tema neid asju ja siis tuli välja, et tegelikult see müügimees, kes siis nagu neid pilte tegi ja müüma hakkab, oli ka tuttav. Aga
lühidalt on see, et nüüd paari päeva jooksul saan siis vastuse, et mis ja kuidas ja mis asja on. Aga see müügimees ütles ka, et mul on läbisõit nii väike, 25 000 on läbisõit, ma ei tea, vaata, mõned naised teavad ka autodest, ma tean, mina ei tea, lihtsalt, et kuna mul on ka 3% vaatajatest mehed mingitel segastel põhjustel, mul on väga hea meel muidugi, et ma suudan pakkuda huvitavat sisu ja nüüd tuleb siis see meeste osa, et 25 000 on läbisõit ja mul on 3 või 4 aastat see auto vana enne. Ja tal on roolisoojendused, tal on istmesoojendused ja tal on nagu kõik asjad olemas, mida võib pealt autolt tahta. Sellepärast see ongi nii raske, et see on täiesti munistust auto. Ta on Eco, ta on sportversioon, eks ju, ta on hästi sujuv, tal on taga need vägevad kojamehed, mis ei tee plõks-plõks, vaid teevad pin-pin-pin. Ja rääkimata sellest, et detailid, mis on enamustel ees, see iluvõred ja asjad on hõbedased, mina võtsin kõik nagu must. Nii et ta on nagu üleni must ja selline sportlik ja ilus ja mõnus ja kõik maailma asjad, et selles suhtes on raske, et mul ei ole ühtegi paha sõna selle auto kohta öelda, mitte ühtegi. Aga ema ütles ka, et kui oled ära ilma ja tunned, et on vaja ikkagi, siis saab ju uuesti võtta. Aga sellist diili, nagu ma selle autoga sain, kardan, et seda nagu see lihtsalt ei ole võimalik. Tegelikult ma sõidan praegu korra periti juurde, ma pean 11 olema kodus, mul hakkab arenguvestustelefonis, kell on 12:30. Tegelikult ma tahtsin siit üle ja Selverist läbi minna, sest kuna ma juba siin olen, sellepärast, et siin on seda head ripsmeduši odavat. Ja mul on tunne, et minu oma hakkab nagu otsi andma veitsa. Et tühjaks saama. Ripsmeduš on nagu see asi, mida ma kasutan ikkagi kõige rohkem kõikidest asjadest. Aga mul lihtsalt ei jõua, ma ei hakka riskima, et mul on vaja sealt Periti juurest korra läbi hüpata. Perit käis hommikul kohvil ka mu juures juba, et tänane teine kohtumine. Helistasin talle, et ma olen valmis, ta küsis, kas sa tahad nutta. Ma tahaks nutta. Tõesti tahaks, sellepärast, et mul on nagu see omadus, et või nagu ma omistan elututele objektidele elusobjektide mingeid tundeid ja mõtteid ja omadusi. Ehk et see auto on mu tupsu. Nii palju lihtsam oleks, kui see auto oleks lihtsalt. No mis nüüd? Ma ei tea, ma ei oska enam panna. Aga jah, nii on, ei ole lihtne. Aga see on nagu suures maailma mastaabis ju tegelikult ei ole hull probleem ja tegelikult see on kõik sellepärast, et oleks lihtsam ja see on kasuta. Kui auto müüja ütleb ka ise mulle, et sul ei olegi näha on, et need kulutused sellel autol on nii suured püsikulutused, aga sa sõidad nii vähe, tegelikult see ei olegi õige variant. Ma tahakski tegelikult, meil on ühe tuttavaga plaanis hakata tegema sellist veebikoolitusi, et kuidas autot osta. Et näiteks kuidas osta lapsele esimest autot ja siis nagu üldiselt sellised videod ja siis selline individuaalne koolitus, et ütled kõik oma, palju sõidad, mida sõidad, millal, kus, kõik asjad ja siis ta nagu ütleb sulle, millist autot sul vaja on. Ma arvan, et see on päris hea, sest ma järgmine kord mul on endale seda koolitust vaja, millist autot mul tegelikult vaja oleks. Aga ma praegu lõpetan. Tšau! Tere õhtust! Kell on 17:44, neljapäev. Sõidan linna, õigemini ma sõidan, võtan Mari-Liisi peale ja lähme natukene istume kuskil ja räägime juttu. Ma isegi mõtlesin, et kuna mul on homme kodukontor ka, et läheks ilma autota.
et sööks midagi kuskil, võtaks klaasi veini kõrvale, aga ausalt öeldes ma ei viitsin hakata organiseerima seda, või noh, mis organiseerima, oleks Boltiga läinud lihtsalt, aga ma ei viitsinud, ühesõnaga. Selles mõttes, et esiteks ma nüüd naudin oma autot rohkem, kui ma tean, et võib-olla ma tast ilma varsti olen. Ja teiseks ei olnud lihtsalt sellist tunnet, et tahaks veini juua täna. Tahaks tegelikult minna sinna Krabisse, aga ma ei tea, võib-olla me mõtleme viimasel hetkel ümber, eks näis. Ilm on nii kehva, nii nõme on olla külm ja vastik ja mina ei tea, kuidagi ei tule sel aastal seda kevad, et vahepeal juba lubas ja nüüd on ikka nii. Jaa, uudis on see, et ma leidsin oma päikseprillid üles. Näitsin jah, päikseprillid üles üleval kummuti peal olid mingis nagu kosmeetikatarvikute kotis, ma ei tea, ma olin mööda minnes kiiresti kuskilt tuld ja unustanud nad pea peale ja pannud sinna, aga mul on hea meel, et nad on käes. Praegu ongi homme mul vaja üks uurimustöö üle vaadata, mida ma juhendan ja siis tegeleda Mullfesti asjadega natukene, sellepärast, et lihtsalt sellest on vaja ja see Pärnu ja Pärnumaa naisettevõtjatega läheb ka hästi, meil see inspiratsioonipäev tuleb, selle 1000 eurose toetus sai välja antud ühele kandidaadile ja täitsa vahva on nagu sükeste asjadega tegeleda. Mul hakkab jälle mälu täis saama telefoni, ma olen vist palju blooginud viimasel ajal. Aga ma hakkasin seda asja mõtlema, et mul tuttav ka müüs autot niimoodi, et ei müünud ise, vaid viis sinna müüki. Ja minu arust, või mitte minu arust, aga seal on just see asi, mul tuli meelde, et sa viid nagu oma auto neile ära sinna platsi peale. Ja nii kaua, kui ta seal seisab, sa maksad nagu liisingut terve see aeg ikkagi. Et olenevalt siis sellest, kui kiiresti sa maha müüd. See sõber mul, ta ei saanudki seda seal maha müüdud, tal seisis, ma ei tea, seal kuu aega või ma ei tea kui kaua ja siis ta võttis ära. Aga selle peale ma üldse ei mõelnud, et võib-olla on selline olukord mul mingi järgmist, ma ei tea kui kaua, et ma kogu aeg maksan liisingut ja auto seisab seal müügis ja raha läheb nagu ikka ja autot nagu ka ei ole. See on nagu see nõmeda poolsem asi selle juures. Aga jah, mul lihtsalt on praegu pea kogu aeg täis neid automüügiga seonduvaid asju, et võib-olla ongi vahepeal midagi muud mõelda, kui panin seda lõhna peale, mis sealt Ilukarbis väike tester kaasas oli ja ma ei saa aru, kas mulle meeldib see või ei meeldi. Või noh, taga on nagu see, et ta nagu meeldib, aga mingi noot, ma arvan, seda jasmiini on tiba palju minu jaoks. Et need lillelõhnad mul nagu hakkavad natuke vastu. Ja see põsepuna, mida ma katsetasin, see Charlotte Tilbury, ma nüüd ma ei mäleta, kas see on siin või see eelmises vlogis võis see ka olla üldse, see Ilukarbi klipp. Et ta oli nii ere päevavalguses toas ja panin ja päevavalguses oli nii ere, et ma pidin natukene selle jumestuskreemise pintsliga tupsutama teda vähemaks, sest et oli siit, nüüd enam ei ole ka nii hull, aga ta oli nagu mammu ütles, et mul see blush blindness oleks. Aga muidu ilus toon ja selles mõttes ma panin ise liiga palju. Sellepärast oli selline, et tegelikult mul on hea meel seda kasutama hakata, aga kui lõhnadest veel rääkida, ma just mõtlesin seda, et tegelikult on 2 lõhna. Mulle meeldib nagu erinevaid lõhnasid kasutada ja et mul on neid ja erinevaid neid lõhnaspreisid, aga 2 tükki on sellised, mida ma tahan, et mul alati nagu võimalusel oleksid olemas. Ja üks nendest on see Hugo Bossi Deep Red, mis on reaalselt üle 20 aasta olnud mul.
selline lõhn, mis mulle väga meeldib. Ja mida ma nagu, niimoodi aeg-ajalt ikka kasutan. Issand jumal, siit on ka kõik teed kinni. Täiesti lõpus terve Pärnu on üles kaevatud. Valmistuma siin vist turistide saabumiseks. Ja see on täiesti jõhker, mitte kuskilt ei saa mitte kuhugi normaalselt sõita. Aga nüüd kesklinnas olen enne. Aga teine lõhn on siis see kehasprei, see Sol de Janeiro, see OG, see kõige esimene see. Et see on üks, põhimõtteliselt tegelikult laias laastus ongi niimoodi, et see minu jaoks Hugo Bossi Deep Red on, see ei ole kasjuures kallis lõhn ka, lõhnade mastaabis. Ja püsib niimoodi peal, et võtan vahepeal riiete peal pärast pesemist ka, pärast ühte pesu veel peal tunda. Et see on mul rohkem selline õhtulõhn ja talvelõhn. Ja siis see Sol de Janeiro sprei on selline suve ja päevalõhn. Ja minu arust kusjuures tegelikult, kui nagu lõhnad üleüldiselt nagu meeldivad või nii, aga ei taha tegeleda nende kollektsioneerimisega, siis tegelikult võikski niimoodi olla. Et ongi üks päeva ja siuke suvelõhn ja teine on siuke õhtu ja talvelõhn. Ja jumala ilusti. Annab ära olla, annab kogu aeg hästi lõhnata. Aga siis peab tõesti olema tekkinud niuke lemmik, nagu mul on need kaks, et on mul tõesti lemmikud. Vot, aga praegu ma nüüd lähengi, võtan Marilisi peale ja siis otsustame ära, kuhu me lähme. Sõidangi siit krabist mööda. Lihtsalt mul on juba see, et ma ei ole seal käinud ja juba ma tahaks proovida, et ma ei teagi. Vaatame, kui Marilis on mingi teise asja isu, ma võin vabalt kuskile mujale ka minna. Võt, aga jah, praegult kõik siis näeme, kui näeme. Kaamera.